algusesse. Hakkame lugema, hakkame tagurpidi lugema. Seal öeldud on. Hakkame mõtlema, hakkame millestki mõtlema. Kust see kõik algas? Hakkame lugema, hakkame tagasi lugema. Ole halba ilma heata, kõik ei mahu marjamaale, kust peab jääma karjamaale, igal linnul oma laul. Vaadas sõidab mõtted taga, ühed mustad mõlemad, kus on suitsus ja tuld. Ära hõiska enne õhtut, silma, ära usu enne kui näed, enne mõtle siis ütle, ela ise ja lase teistel elada. Ainuke lohutus on lugemine. Kui keegi ära sureb, saab alati alguses tagasi minna ja surnud ärkavad ellu. Sest on olemas nii palju inimesi, kellel pole aimugi, millest need ilma jäävad. Hävitab raamatuid. Ta ei tee seda üldse hea meelega, vaid sellepärast, et see on tema kohus. Ruumi on lihtsalt liiga vähe, ega ta ei taha seda teha. Luges ja 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 luges. Ta sai tuttavaks paljude inimestega. Aga kui mina kord ära suren, tule sina siia metsa. Kui vanaema suri, ei suutnud ma mitu nädalat metsa minna. Lõpuks läksin. See oli väga hirmus. Ma ei olnud ennast iialgi nii üksillasena tundnud. Ja tänu sellele sai lõhutud metsast kõige populaarsem raamat kogu maa. Peske enne puhtaks käed. Kõik need pehmed on ja haprad ka, me ei soovi kiirelt määduda. Ärge kirjutage ka lehe äärte peale märkusi, mis järgmisi võiks segada. Midagi rääkida. Kuigi tulede ja viledega ta südatas imeilusad inimesi nagu tuhkatriinu. Kõik andsid talle teed ning kõik tuled olid valgusfoonides rohelised. Tema seiklustest on kirjutatud koguni terve raamat. Meie oleme ajalugu juba Columbus hääle kirjutanud. Elasime Ameerikas ja just tema tõi meid Euroopasse. Mina ei ole ilus ega magus, isegi kibelast sibulast on terve raamat. Vaene küüslauk, tõepoolest, Cipollino raamatus on tähtsal kohal ka tomat, sidrun ja isegi porrulauk. Issand, kui hea, et ma tatistama ja köhima ei pea.
Mul tuli mõte, mis oleks, kui kirjutaks õige ühe muinasjutu küüslaugus. täiesti haige lugu, milline katastroof.